Hei, armas hing, kes sa oled tulnud kuulama, vaatama, jälgima Südamekanalit. Minu nimi on Kristiina ja jagan siin kanalil kõike seda, kuidas mina hetkel maailma kogen ja tajun ja näen kõike seda reaalsuse loomet. Mind tohutult huvitab armastuse ja suhete teema ja sellepärast ka siin Südamekanalil eelkõige just seda jagan. Mõned päevad tagasi tegin ühe veebiseminari, mis sai väga palju positiivset tagasisidet ja tuli selge juhatus, et jagan sinuga ka natuke seda, kuidas me päriselt loome seda armastuse reaalsust, mida sa igapäevaselt siis koged. Väga paljud inimesed arvavad siiralt, et see kuidagi ise juhtub nendega, et tulevad sellised partnerid, kes teevad midagi, kes ütlevad midagi ja siis mina siin koged midagi iseenda reaalsuses ja selles ühises jagatud reaalsuses. Tegelikkuses on tõde hoopis selline, et me oleme ise kogu aeg olnud sellised suurepärased armastuse arhitektid ja alkeemikud ise seda teadmata kusjuures. Ehk siis enamus inimesi loovad enda armastuse reaalsust alateaduse mingite mustrite programmide pealt. Ehk siis armastuse reaalsust, see, mida sa väljas koged, me loome seest välja. Kui sinu sees on armastuse reaalsus siin sinu siseväljades, ütleme siis niimoodi, sinu teadvuses, sinu kogemuses on armastuse reaalsus, kus sa ise oled jõudnud enda armastuse allikani. Sa mäletad seda kristallselget puhas signaali, et jaa, ma olen armastus, mina olengi armastus, nii nagu kõik teised on armastused, isegi siis, kui nad kuidagi 3D reaalsuses seda ei väljenda, sest seal ees on mingisugused ebatõed, mingisugused moonutused, mis iganes programmid. Siis ma kogen enda välises reaalsuses täiesti teistsugust reaalsust, mis on kerge, mis on mõnus, mis ei sõltu enam sellest, et keegi teine väljas midagi teeks. Ehk siis ma olen iseenda sees eraldusest jõudnud ühendusse enda südamega, enda armastuse allikaga. Aga enamus inimesi kogevad seda välist reaalsust ikkagi selliselt, kus alateadvus on loonud sellise, ma olen kujutanud seda ette ka enda rännakutel ja erinevates ruumides, et sinu sees on justkui üks selline püha südametempel ja see tempel saadab kogu aeg välja mingit sorti signaali. Ja inimesed ise ei tea, mis signaali see tempel sealt südamest välja kogu aeg nii-öelda striimib, kanaldub. Ja kui seal on see selge, puhas algallika signaal, et sina oled armastus, siis sa saadad selle signaali enda südametemplist välja ja väline reaalsus peegeldab seda tagasi, et kogu väline reaalsus saab peegeldada ainult seda, mis sinu sees on olemas. Kui sina saadad enda südametemplist välja sellise signaali, mis on kuidagi kõrvale kallate ja moonutustega, ehk siis sinu sees tegelikult kogu aeg see puhas algallika signaal on olemas, see ei ole mitte kuskile, mitte kellelgi kadunud, seal ees on lihtsalt ebatõed, moonutused, eraldusteadvuse programmid, mis hägustavad seda signaali, mis saadavad nii-öelda selle segaja sinna peale, et sa võid enda südametemplist välja saata hoopis sellise signaali, et ma väga tahan armastust, mul ei ole seda ja samal ajal saata sellist signaali, et oot, see on natukene ohtlik, olge kõik kaugemal minust. Ja võib-olla isegi kolmandat signaali, mis üritab kogu seda välisreaalsust kogu aeg kontrollida. Ehk siis signaal võib olla hästi selge, kristallselge, puhas või siis võib olla hästi hägune ja segane. Ja see, millist signaali me siis välja saadame, sõltub sellest, et milline on see südametempli selline energeetiline joonis, energeetiline programm. See sõltub väga palju erinevatest osadest. Hästi nii-öelda suurelt ja laialt kõige tummisem osa või kõige olulisem osa on see, mida ma päriselt usun armastuse kohta.
enamus inimesi ei ole mitte kunagi avastanud ja uurinud ise seda, mida nad päriselt usuvad armastuse kohta. Ja ma ütleks, kollektiivne paradigma, eraldusteadusel põhineb armastuse paradigma on see, et armastus tuleb minuni ainult suhete kaudu, kellegi teise kaudu, välise kaudu. Ja nii kaua, kui meie alateadvus seda usub, saame me kogeda ainult eraldusteadusel põhinevaid suhteid, armastuse kogemusi, kus me kogu aeg tegelikult tunneme, et midagi on puudu. Sest me tunneme ära, et midagi on off, midagi on valesti. Me ei ole ise enda sees eraldusest ühendusse jõudnud, enda südamega, enda kõrgemate aspektidega, enda päris olemusega. Uskumuste kõrval on hästi oluline ka, mida inimesed ei teadvusta, et sinu armastuse reaalsust päriselt, alateadlikult sa lood seda sellega, kuidas sa kogesid ja nägid, milline oli see armastuse reaalsus sinu lapsepõlves. Ehk siis milline oli vanemate omavaheline suhe, esiteks, milline on sinu suhe sinu enda ema ja isaga, kas seal valitseb täna harmoonia või seal on mingisugused vanad vimmad, eriarvamused, mingisugused andestamatuse kihid ees, mis tegelikult takistavad sul praegu selle partneriga võib-olla, kes sinu elus on, kogemas seda, mis tegelikult võimalik on. Toon sulle sellise näite. Mul on siin roosi õiekroonlehed ja nad on niivõrd imelised, ma tõesti väga armastan roose. Ja olgu selleks sümboliks praegu, et nemad kehastavad seda sinu käes olevat partnerit. Ja siis on mul siin üks roosa kvartsikristall ja olgu see sinu vanemate sümboliks praegu. Ja enamasti paarisuhetes ei olda teadlikud, et need vanem alateadlikult oled sa ise projitseerinud see vanemaga seotud valud, kõiksugused andestamatused, kõik selle partneri suunas. Ja see tegelikult takistab sul nägemast, milline see partner päriselt on. Kui me ei ole näinud läbi veel enda ema-isa haavasid ja projitseerime need alateadlikult partnerite peale, siis me kogeme ühesugust reaalsust, kus me märkame, et kuidagi kas me ise läheme kogu aeg lapse rolli või see partner justkui võtab vanema rolli, sest see kõik toimub meil alateadlikult, sõltuvalt sellest, mis meil siin sisemises perekonnas toimub. Ja me ei pane seda tähele, me võime terve elu põhimõtteliselt luupida ühesugustes mustrites, ühesugustes programmides. Kui me ei ole vanematega suhteid ära tervendanud, ma ei kasuta täna väga palju seda sõna tervendamist, aga kui me ei ole jõudnud iseenda sees selle armastuse allikani, siis me tajume vanemaid kuidagi moodi ja me alateadlikult püüame kogu aeg seda lahendada kõikide inimestega siis, mitte ainult paarid suhtes, vaid ka tegelikult töö juures, kellel on isa teemad, siis nad hakkavad seda lahendamata energiat projitseerima oma ülemuste, oma kolleegide peale, igasugustes lastega suhetes tegelikult samamoodi. Et see on oluline koht, mida märgata ja paljude inimeste jaoks on see väga suur üllatus, kui ma ütlen, et sul ei ole võimalik näha enda partnerit siiralt armastuse silmade läbi kohalolus, kui sa veel hoiad üleval vimma oma ema või isa suunas, kui sul on andestamatus. See lihtsalt ei ole võimalik, sest meil on üks süda, üks energeetiline ja füüsiline süda, seal ei ole selliseid erinevaid jaotunud mingisuguseid osakesi, et vot seda inimest ma armastan ja seda inimest ma kuidagi ma resendin või kuidagi tõrjun endast eemale, mul on mingi vimm, andestamatus tema suunas, siis meie sagedus ju ka sisemine sagedus on selle andestamatu sagedusega see sagedust peegeldav, mitte seda armastust peegeldav. Ehk siis vanematega suhted ülioluline ja see mudel, mis me vanematelt saame tegelikult, kuidas nemad omavahel suhestusid, kuidas see armastus siis päriselt seal kodus oli, kas see oli tingimusteta armastus, mis suure tõenäosusega
ei olnud nii. Seda me alles ankurdame siia planeedile iseenda sisse. Või oli see armastus selline, kus olid tülid, eraldusteadusel põhinev, traumadel põhinev, ellujäämisel põhinev, kus see armastus võib olla hästi tehingupõhine ja võib-olla, kui hästi aus olla ja kui sa hakkad läbi enda südame vaatama enda vanemate suhet, sa võib-olla märkad, et võib-olla seal ei olnudki üldse sellist armastust, mis tegelikult reaalsusena on võimalik, ehk siis ei kohtunud kunagi südamed omavahel, vaid kohtusid ellujäämise tasandid, kohtusid mingid traumad, emotsioonid ja kohtusid võib-olla sellised egopõhised mustrid, kus partnerit valiti raha, positsiooni, võimu, kõige selle järgi. Ehk siis vanematega seonduv ülioluline selleks, et muuta enda välist armastuse reaalsust. Andestamatus ma tõin siia juba sisse, kui me vanematele päriselt andestanud ei ole, ja see on üks trigerdav koht paljude inimeste jaoks, siis me ei saa tingimusteta armastuse sagedust mitte kunagi kehastuda. Ja see on võimalik, ükskõik millised su suhted täna vanematega on, siis tea, et kui sa iseenda sees ära lahendad need valukohad, mida sa vanemaga seoses tunned, ükskõik kas see on hülgamise haav, mahajäetuse haav, ebaõigluse haav, reetmine, üleliigne kontroll, ükskõik mis see on, sa saad iseenda sees selle alati ära lahendada, nii et sinu väline armastuse reaalsus saaks muutuda. Põlvnemisliinid ka, mitte lihtsalt vanemad, ei mõjuta seda, kuidas me kogeme armastust enda reaalsuses, enda sees ja endast väljas, vaid ka põlvnemisliinid ja mõnikord need signaalid, mida me sealt põlvnemisliinidest saadame, on vastuolulised. Toon sulle näite. Võib-olla emaliinist oled sa saanud sellise armastuse uskumuse ja sellise signaali ja programmi ja kogu sellise kogemuse, et armastus on hästi palju üleandev, kellelegi teisele suunatud, selline lõputult ennast ohverdav, iseennast hülgav. Siis on sinu sees selline muster, seda on raku tasandil, me kanname epigeneetika kaudu kõike, mida meie eelmised põlved on kehastanud ja kogenud ja energiana kandnud. Ja võib-olla isa poolt oled sa saanud hoopis sellise signaali, et armastus on ohtlik, seda tuleb hoida kuidagi endast natukene eemal. Inimene on emotsionaalselt või inimesed on valdavalt olnud siis emotsionaalselt eemal olevad ja alateadlikult oled sa siis valinud endale sellise partnerit järjepidevalt, kes on emotsionaalselt eemal. Mitte selleks, et neid kuidagi nüüd süüdistada, vaid see on sulle märkamise koht, et tegelikult oled sina ise emotsionaalselt eemal ja kuidagi saadad endast välja selle signaali, et teised saaksid sulle seda tagasi peegeldada. Mis veel loob sinu armastuse reaalsust või seda sisemist armastuse arhitektuuri, on tegelikult see, milline see sisemine polaarsus sinu sees kogu aeg on, millist tantsu ta mängib. Suure tõenäosusega, kui sa oled sellises armastuse programmis, ütleme eraldusteaduse armastuse programmis, et sa usud, et armastus tuleb sinu sisse ainult selle printsiga, kes tuleb seal valgal hobusel, või sa tõesti, sa ootad seda armastust, sa ütled, et sinul sees seda ei ole, siis sinu sisemine polaarsus ei ole üks olemisse jõudnud, ehk siis nad veel omavahel on eraldi, see sisemine mees ja sisemine naine. Ja kui me tajume iseenda sees veel neid energiaid eraldi, ükskõik, kes sa siis füüsilises selles kehastuses oles, mees või naine, siis meie kõigi sees on sisemine laps, mees ja naine. Ja kui nad meie sees on veel eraldi, nende sees on alateadlik vaen või vimm, võib-olla oled selle saanud põlvnemisliinist kaasa, et mehed on kõik sellised ja naised on kõik sellised ühest suguvõsast ja teisest suguvõsast, siis sinu sees sa pead need energiat ära transmuteerima, alkemiseerima selliselt, et nad saaksid sinna sisemisse liitu jõuda. Ehk siis me partnerid on tegelikult kõik partnerid on väga-väga suured kingitused, et hakata märkama mitte seda, mida see partner teeb, vaid hakata märkama seda, mida sina iseenda sees tegelikult, kes sa oled,
ehk siis mis signaali sa projitseerid välja, millised on need sinu alateadlikud mustrid, millest sa lihtsalt pole siiamaani teadlik olnud. Ja kõik need alateadlikud mustrid, nad on nii tummised, nad on nii valupõhised tegelikult, nad on nii eraldusteadvusel põhinevad, et kui me neid ei märka, kui me neid valguse kätte ise ei too, iseendas vastu ei võta, ei integreeri, et jah, ma olen olnud siiamaani sellises mustris ja ma nüüd valin midagi muud, siis ei muutu sinu välises reaalsuses mitte midagi nii-öelda juhuslikul. Et kõik on sinu enda koodid, sisemised sellised energeetilised koodid erinevates valdkondades, mida sa siis saad justkui ringi kirjutada kogu aeg uue koodi ja vastavalt sellele, milline see uus kood kas või 1-2 mustris on, siis kogu aeg muutub sinu sisemine energeetiline südametempline see joonis ja see signaal, mida sa välja saadad. Mis veel mõjutab meie armastuse reaalsust? Kindlasti kõik see, mis puudutab ka seksuaalsust. See on tohutult põnev ja tohutult suur ja lai teema. Väga paljudel inimestel on seksuaalsusega seotud veel traumasid, eriti naistel, aga ka tegelikult meestel, kes kannavad sama info veel enda kehas, kus ei ole olnud siis tegelikult seksuaalseid ühendusi südametasandil, vaid on igasugused, ütleme siis väärkasutamise väljad. Ja kui need ei ole läbi nähtud, need ei ole, energiad ei ole puhastatud, ei saa meie eluenergia tõusta ka südamesse, nii et me saaksime üldse ka seda partnerit, kes mul praegu on, näha läbi südames silmade. Mis veel? Hingemaatriks ja hingekogemused tahavad ka veel siia tulla. Me ei ole ainult üks kehastus, me ei ole ainult lihtsalt see füüsiline inimene, kellel on mõtted, emotsioonid ja lihtsalt see füüsiline reaalsus, vaid me oleme tegelikult hing, kes on kogemas siis seda inimkehastust ja hingena ja teadvusena on sul tohutult palju erinevaid kogemusi ka armastusega seoses, mida sa kannad iseenda kehas, mida sa kannad iseenda südames ja süda räägib kogu aeg mingit lugu, ta justkui mäletab mingit kogemust, võib-olla mingit valu ja sa mõnikord isegi ei saa aru, kust koha pealt see tuleb, siis sa tead või lihtsalt võtta see omaks, et sinu hing mäletab tohutult palju rohkem, kui sinu meel kunagi suudab mõista, sest meel kogeb ainult selle füüsilise reaalsuse, selle elu ühe inimkogemuse piires kõike seda, mis ta on kogenud. Aga hingeteadvuses on sul olnud ka tõenäoliselt väga palju erinevaid kogemusi, selliseid valusaid kogemusi, mida sa ei ole, mis ei ole vastu võetud, kus ei ole emotsioonid lõpuni tuntud ja me ei ole jõudnud armastusse. Sest valu, see on nüüd ka üks selline uskumus, inimesed usuvad ja see mõnikord tulebki justkui õhust, inimene ei saa ise aru, miks ta seda usub, aga ta usub nii sügavalt, sest ta justkui mäletab midagi, et armastus on seotud valuga. Ja võib-olla mõnes kehastuses mõnikord sinu hing on kogenud seda, aga tea, et see tähendab lihtsalt seda, et valu on jäänud läbi töötamata, valu on jäänud lõpuni vastu võtmata, sest kui sa töötad iseendale valu lõpuni läbi, sa jõuad selle valu olla on alati armastus. Alati, see ongi sinu enda see sisemine allikas, millega me tegelikult soovime kõik ühenduda ja see on selline alateadlik igatsus, kui me oleme suhetes, meil on tundub, et kuskil on veel keegi või kuskil midagi toimub või kuidagi me vajame seda ühendust enda südamega, ühendust enda hingega, ühendust tegelikult allikaga, et me ei ole enam sellest allikast eraldi, vaid me oleme allikas. Meie olemegi allikas. See algallika tulesäde, valgussäde kehastumas siia. Nii et kui sind huvitavad need teemad, siis veel on võimalik sul tegelikult järelvaatamisena soetada endale ka see veebiseminar, mis siin 6. augustil toimus. Seda veebiseminari on võimalik järgi vaadata kuni 28. augustini. Nii et tea, et kui sa seda videot hiljem vaatad, siis
siis see uks sulgus, aga kindlasti avaneb uus võimalus, sest suure tõenäosusega sügisel loon ma sellise kursuse programmiga, mis aitab siis väga nii-öelda põhjalikult koodi haaval hakata avastama kõike seda, et sa saaksid iseenda sees olla see armastuse arhitekt ja alkeemik ja teadlikult hakata valima siis seda, mida ma nüüd soovin kogeda. Me ei loo midagi uut, kõik erinevad paralleelsed võimalikkused on meie sees olemas, aga kui meil on veel lahendamata energiat, siis me ei näe isegi seda võimalikkust valida midagi uut, midagi kergemat, midagi rõõmsamat, midagi armastusest kantud. Nii et ole teadlik enda armastuse arhitekt. Kõik see, mida sa endast alateadlikult või teadlikult välja projitseerid, see sinu 3D füüsilisse reaalsusesse potsatab. Nii et kui koged midagi, mis ei ole sulle enam kuidagi kergesti vastu võetud, sa märkad, et sa trigerdud, siis lahendused alati ainult iseenda sees. Nii et põnevat avastamist sulle, kui tundsid midagi iseenda jaoks ära, mis sind kõnetas, siis vajuta like, telli kanal, jaga seda enda lähedase sõbraga ja kohtume juba järgmisel korral. Imelist armastuse, reaalsuse loomist ja valimist sulle. Tšau!